No hei, sõidan siis HC Gym'i. Täna on trenn, käesurimistrenn. Täna on 15. detsember, aga täna on ka paar homies street workout'i vennad korraldavad lõuatõmbe ja tipside võistluse. Märtsis oli ka see võistlus, kus ma jäin napilt teiseks, seal oli 16 kilogrammi peal. Pidin lõuga tõmbama, 32 kilogrammi oli siis tipsidel või 24. Ma ei mäletagi täpselt. Aga seekord on siis, pannakse 24 kilogrammi otse rippuma, mis on mulle hea isiklikult, et mida rohkem, seda parem. Ja seekord saab vist valida ka, kas althaare või pealthaare. Et ma kindlasti valin vist seekord althaarde kui võimalus, et ma ei ole see 100% kindel, et saab valida, aga mingid kuulujutud käivad. Teine kuulujutt, mis on, et keegi Venemaalt pidi tulema mingi meister kohale ja auhinnaraha on siis 100 euri. See Venemaa meister tahab kindlasti selle endale saada, aga eks me peame, kes siin Eestis võistlevad ja trenni teevad, et me peame ikkagi näitama klassi, et talle mitte lubada seda. Ja mis siis reeglid on? Reeglid on väga-väga karmid, sellised, et siin ei ole mingi see, et lõua ots üle selle rippkangi ja siis on kordus, et sa pead terve lõua üle viima, otse vaatama, kõik jutud. Et eks näis, kus mu seal läheb. Ma kindlasti näitan ka, kuidas ma ennem seda surumist nagu ennast viin sellisesse võistlusstaadiumisse. Et mida ma teen täpselt. Ja üldse see saab päris huvitav olema. Ma loodan, et mingid teised käesurujad tulevad ka, kes seal trennis on sinna võistlema, sest kõigil on hea potentsiaal. Ergo, ma räägin sinuga. Ja põhimõtteliselt see võistlus kestab siis mina isiklikult tipsid on siis see aasta 48 kilogrammi otsas. Ma ei võistle seal, kuna ma ei jõua sihukest raskust stabiilsena hoida, et mu enamus jõudu läheb selle peale, et ma üritan seal rööbas puude peal üldse püsida. Et pane mind istuma, siis võib-olla veel. Aga istudes mu trenni teha ei meeldin, nagu te teate, või ei tea, vaat ei ole, nüüd teate. No anyway, et ma kavatsen siis hoida rippkangil näppudega ennast üleval, mitte nagu full gripiga, aga niimoodi näppudega. Siit jookseb kuskilt see rippkang, kuna nii tuleb kõige parem sooritus. See küll ohtlikum natukene liigestele kõõlustele, aga mul seda probleemi pole. Ja muidugi paljud ei saa seda kasutada, kuna nii suur raskus on, et võib-olla ei jõuagi rippuda nii kaua niimoodi näppudel, et oma kordused ära teha. Eks näis. Aga igal juhul ma lähen sinna koha peale nüüd ja kohtume juba seal. Igal juhul HC Gym'is olen. Varsti võistlus, tund aega on aega, ma jõudsin liiga vara. Aga kes meil siin on, juba treenib käesurumise jaoks. Ütle tere! Say hello. Nägid, hello tuli ära. Tal on nii äge treeningpäevik, kui näitan. Aga see pole veel kõik. Igal juhul mina keskendun praegu võistlusele, kui tahaks täiega laua taha ronida juba. Osad tüübid juba harjutavad siin, nagu näha. Küsin kohe mõned küsimused ka, mis värk on. Võistluse värka pannakse paika. Pommid on valmis. Kaamerad on valmis. Ja suur karikas oli seal, ma nägin enam. Nii, siit tuleb. No privet. Как дела? Первое место, а? Ma vaatan neid karikaid. My god, suur karikas. Overall võitja või? Kurat, oleks pidanud kirja pannud riipse ka. Mis sa sööd? Mitte midagi. Mitte midagi või? Kokaiini, see on suhkur. Okei, süsivesikud. Mehed teevad sooja juba. Esita mulle, see on nii palju teist tegid. Teist olumist ära. Üks. Kaks.
kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, 10, 11, 12, 13. Habla América. No, давай, Матьяс, уходи. Давай. Ребята. Старт. Раз. Раз. Давай, давай. Давай, Андрюх. Можешь? Супер. Иди, давай. Давай, Антон. Супер. Ei tohi kõõruda. Noh, Erik, tuleb ära või? Ei pea. Erik. Erik, sa võid ära. Ei tea midagi. Tal juba läks nagu. Ma räägin. Стоя разрешение. Näed, hoiab, vaata. Sõõlub. Liigub. Liigub. 2. Liigub. 4. 5. Liigub. 5. Liigub. 6. 7. Liigub. 8. 9. Liigub. 9. Liigub. 10. Давай! Oh, come on! Aastas see oli? Mis see ikka? Veel üks käe surve alla proovib. Vaatame, mis saab. Küta! Liigub. 1. Vaata otse! Вот! Вот это нет! Раз! Два! Так нельзя! Tule peale. Как ты? Ух ты, раз. Срывайся снизу. Хоп! Давай, Влад. Помог. Влад, мне надо сделать много. Särgi veel seljast ära.
hull värk. 2 inimest juba 11 teinud koos minuga. Okei, Vlad peaks tegema nüüd 12. Kõik on 11. Hoiab jalga vahel palju. Назад, голову за кириху. Давай, курса. Kui ma lähen. Kui sa saad ikka midagi, eks ju? Kuidas tunne on praegu? Ma ei tea, teine koht on kindlalt. Ma ei tea, kas esimene on. Второе место. Teist kohta saab Dmitri Sivov. Второе место. Mis tuli ära, vaata. Oba! Põlled tulid ära. Ma tegelikult see on lõua tõmbamine praegu alles. Esimese koha võitja ja первое место Lõua у нас tõmbamine. сегодня занимает Эрик Уоррен. Aga sa lõuad praegu? И Брусья. Пятый круг Сергей Паскудер. Третье место в отжиманиях на брусьях сегодня. Ja teise koha saab второе место. Arnes. Kuule, hea tööpäev oli, hea Ja tööpäev. esimest kohta и первое место с кровью и потом сегодня занимает Гуш. oli väga raske. Tänase võistluse absoluutne kategooria võitja ja победитель absoluutne kategooria у нас сегодня Эрик. Ja kohtume järgmisel aastal ja увидимся в следующем году всех наступающими праздниками. Kas sa käesurumise eest oled kunagi nii suure käevika saanud? Ei olegi. Käesurujad ruulivad, ma ütlesin sulle, see sport on parim. On see käesurumisega seotud? Really cool. Ei ole. Oota, las me teeme sellest ka viit, mis siin kirjas on ka. Kas sinu nimi on seal? Ei ole, aga ma ise graveerin. Okei, jõudsin koju, võistluse läbi. Sai kõige suurema karika, mis mul kunagi on olnud. Taga on hobused ja 100 eurot. Nii et ülihea võistlus. Mul on triitseps nii läbi, ma võin 3 korda tipse tegema, mida ma üldse ei tahtnud tegelikult teha. Aga kuna kaalu langetati 36 kilogrammi peale, siis ma mõtlesin, et nagu miks mitte. Ja võtsin ka overall võitja. See oli super lihtsalt. Aitäh, Bar Homies ja HC Gym. Te olete parimad ja näeme järgmistel võistlustel. Tšau!